Täna teeme läbi mõned lihtsad harjutused selle jaoks, et sa saaksid oma talla alusest valust lahti. On ta siis plantaarfastsiit või eesti keeles sidekirme põletik või kukekannus, aga kui sul kaebuseks on just see valu siin talla sisemisel küljel, eriti hommikuti, siis nendest harjutustest võiks olla sulle abi. Nüüd alustuseks aseta mõlemad oma jalad puusade laiuselt. Suru oma suured varbad vastu maad ja proovi tõsta oma tallavõlvid niimoodi ülesse, et sa tunned kerget pingutust siin labajala pealsi, aga niimoodi, et sa oma varbaid konksu ekstra ei tõmba. Lase jalad vabaks ja tule uuesti. Surud suured varbad maha, hoiad teised varbad ilusasti sirged, tõstad tallavõlvid ülesse, hoiad mõned sekundid ja lased vabaks. Tule veel 3 korda. Suured varbad maha, tõstad tallavõlvi, ehk siis raskus liigub väliskülgedele ja lased jalad vabaks. Suur varvas, viid keharaskuse välisküljele, tõstad oma pikivõlvid ülesse ja lased vabaks. Selle pingutuse ajal jalg muutub justkui natukene lühemaks ja vabaks. Ja sa paned tööle väga palju neid lihaseid, mis sul tallavõlve hoiavad. Ehk siis on täiesti normaalne, kui sa tunned sellist kerget pingutust siin sisevõlvi piirkonnas. Nii, ja tule 1 korra veel ja vabaks. Hästi. Nüüd järgmise harjutuse me kombineerime täpselt selle sama algusega, ehk siis ma palun sul tõsta tallavõlve ja see tähendabki siis täpselt seda sama, ehk siis sa surud suure varba, proovid tõsta oma pikivõlvi niimoodi, et raskus läheb välisküljele ja lisame siia lihtsalt siis varvastele tõusu. Ehk siis pöörad ennast seljaga seina poole, hakkad siit jällegi pihta. Suured varbad maha, võlvid ülesse, raskus välisküljele ja selle tundega tõused nii kõrgele varvastele, kui sa vähegi saad ja laskud aeglaselt kontrollitult tagasi alla. Lõdvesta vahepeal jalad, varbad. Ja tule veel. Suured varbad maha, tõstad pikivõlvi ja tõused varvastele niimoodi, et sa tunned, et raskus on nii suurel varbal, keskmisel kui ka väiksel varbal. Ja rahulikult laskud tagasi alla. Lõdvesta, saputa, raputa, varbad läbi. Tule veel. Suured varbad maha, tõsta võlvid, tõuse varvastele nii palju, kui sa saad, hoia. Ja lasku rahulikult, aeglaselt tagasi alla. Kui sinu labajalg praegu veel ei luba nii kõrges amplituudis liigutust, siis ole kena, tee lihtsalt väiksem sooritus. Ehk siis näiteks sinu harjutus võib-olla näeb praegu välja selline, et sa suudad kannatäit natukene tõsta ja tood kannad tagasi maha. Kui aga valu praegu selles asendis ei ole segamas, võib-olla tunned väikest kiskumistunnet, kerget ebamugavust, see on okei. Ja laskud rahulikult tagasi alla. Tule 1 korra veel, suru varbad ja tõuse ülesse. Ja tagasi vaikselt alla. Väga hästi. Nüüd järgmise variandi jaoks me jätkame sisuliselt selle sama kombineerimisega. Sa alustad siis oma tallavõlvi tõstmisest, siis me tõuseme varvastele ja nüüd sa jääd 1 jalale seisma ja laskud jalal rahulikult alla. Tee seda selle jala peal, mis sul vaevusi tekitab. Kui sul on mõlema jala kaebused, siis tee kõigepealt 1 jalaga, pane video pausi peale ja teine jalg samamoodi kaasa. Nii, ehk siis seina ääres. Surud suured varbad maha, tõstad pikivõlvid, tõused varvastele, jääd 1 jala peale seisma ja laskud rahulikult 3 sekundi jooksul alla. Paned jala tagasi ja läheb kõik nullist. Suured varbad, võlvid, tõused varvastele, raskus 1 jalal ja laskud aeglaselt 3 sekundi jooksul alla. Asetad jala maha, vahepeal väike raputus, lõdvestus ja jätkub sama. Varbad, võlvid,
kannad maast, tasakaal ja kontrollitult 3 sekundi jooksul tagasi alla. Jalg maha, tõused, raskuskanne ja aeglaselt kontrollitult kand maha. Kui siin nüüd ka mingis faasis sa tunned tugevat valu, sa võid alati jätta harjutuse esialgu poolikuks. Ehk siis võib-olla sina suudad täna teha ainult selle liigutuse ja tulla tagasi alla. Võib-olla sa suudad teha ainult selle võlvi tõstmise ja see on ka kõik. Kui aga vähegi võimalik, jalg lubab, proovi kaasa teha täisharjutus lõpuni välja. Tule veel 3 korda. Laskud rahulikult alla. Peaksid tundma sellist kerget venitus, kiskumistunnet ka oma kanna kõõluses. Veidi talla alusi, aga proovi hoida see ebamugavustunne selline 3-4 palli 10, mitte rohkem. Hästi, raputa jalad ära, saputa natukene siit ette taha ja järgmise variandi jaoks leia endale jällegi seesama vana hea tuttav sein. Me teeme läbi lihtsalt 2 väga lihtsat venitust. Paned käed seina peale, astud suure sammu taha ja proovid suruda tagumise jala kanda allapoole, kuni sa tunned venitust siis sääremarjas, kannakõõluses. Nüüd, kui sa tahad, et see venitus oleks intensiivsem, liigu veidi raskusega ettepoole ja püsi asendis 20-30 sekundit. Venituse ajal sa võid veidi kõverdada rohkem oma eesmist jalga, niimoodi, et raskus liigub ettepoole ja sellega muutub venitus tegelikult järjest intensiivsemaks. Nii. Tuled tasapisi asendist välja. Ja kordame 1 korra täpselt sama asi. Nii et säärelihase venituse jaoks asetad käed seina peale, asetad jala tahapoole, surud kanda vastu maad, kuni sa tunned venitust sääremarjas, kannakõõluses, võib-olla natukene ka seal talla alusi. Liigud põlvega ettepoole ja sa võid siin mängida ka selle kanna asendiga, tuues teda siis veidi kas sissepoole või väljapoole, tunnetades, kus sul see venituse punkt täna suurem on. Hoia veel kuskil 20-15 sekundit. Ja võid ka siin venituse käigus siis vajuda aina rohkem ettepoole. Ja tuled rahulikult venitusest välja. Nüüd järgmise venituse jaoks asetad jala kannaga vastu seina. Sa võid siit painutada oma varbad ja sa liigud siis sirget jalga hoides oma kehaga aina ettepoole, kuni sa tunned venitust sääres ja võib-olla veidi ka siin talla alusi. Ehk sa sisuliselt painutad oma varbad niipidi ja sa hoiad venitust siin ka 15-20 sekundit vastavalt siis enda valutundlikkusele täna. Seda harjutust on tegelikult väga mõnus teha ka tossuga, kus sul siis see varvas ei vaju nii palju läbi, aga täiesti okei ka paljajalu või sokkis teha. Nii, võta korraks jalg ära, väike lõdvestus. Ja ma näitan selle sama venituse korra teise nurga alt ka välja ette. Näitan veel korra teise nurga alt selle sama harjutusega ette. Ehk siis asetad jala vastu seina, varbad enda poole, jalg jääb sirgeks ja nõjatad keharaskusega ettepoole, kuni sa tunned siin sääremarjas talla alusi kerget venitust. Ja jääd seda asendit hoidma 15-20 sekundit.
Nii, kena. Ja nüüd viimase venituse jaoks sa võid kasutada matti. Ja venituse jaoks oleks lihtsalt vajalik see, et sa tuled korraks kükki, asetad põlved maha, niimoodi, et sul varbad jäävad siia painutatud asendisse. Kui sul on tundlikumad põlved, pane mingi tekk, matt endale siia põlvede alla, aga see ei ole ilmtingimata vajalik. Ja jälgi seda, et sul on nii väike varvas kui ka suur varvas painutatud asendis ja sa peaksid juba praegu tundma sellist parasjagu venitust siin talla alusi, labajala, võib-olla rohkem siin siseküljel. Ja nüüd venituse intensiivsus muutub väga sellest, et kui palju sa keharaskust viid kas ette või taha. Ehk siis, kui sa tahad intensiivsust suurendada, istu hästi sirge seljaga, sa peaksid tundma, kuidas see koormus siin talla alusi kohe suureneb. Kui see on igatahes liiga palju sinu jaoks, too keharaskus ette, toeta käed maha ja siin asendis on palju leebem seda venitust hoida. Lähtu eelkõige sellest valust, mida sinu nii-öelda haige jalg praegu teha lubab ja püsi sellises magusa venitusvaluga asendis kuskil 20-30 sekundit. Sa võid ka siin venituse käigus natuke seda asendit muuta vastavalt sellele, kuidas sul praegu valu muutumas on. Nii. Ja kui oled lõpetanud, tood keharaskuse ette, raputad korra jalad ära ja tuled siit vaikselt tagasi püsti. Väga hea, harjutused tehtud.